Põrandatrapi tihendamisel kasutada iseliimuvat kiildo trapitugevdustükki. Murra tükk keskelt pooleks ja aseta trapi peale. Eemalda kaitsepaber, pööra tükk trapi peale ja hõõru kinni. Tõsta tüki teine pool üles, eemalda paber ja hõõru kinni. Lõika trapi kohale vastavalt trapitootja juhistele auk ja suru pingutusvõru ettevaatlikult oma kohale. Venita hüdroisolatsiooni kihti trapi siseseinte poole ja suru trapikaane abil pingutusvõru ettevaatlikult oma kohale. Eemalda trapi gaas ja juhul, kui võru alt paistab hüdroisolatsiooni äär, lõika see noaga ära. Kanna tugevdustüki mõlema tekstiilserva alla fiiberkummi ja hõõru kangas kinni. Tugevdustüki kahele küljele paigaldatakse tugevduslindid. Tugevduslint tuuakse vähemalt 30 mm võrra trapitugevdustüki peale. Kanna fiiberkummi kogu trapitüki peale kuni pingutusvõruni. Trapitugevdustüki võib katta fiiberkummiga täies ulatuses ka koos esimese kihi pealekandmisega. Jälgi, et trapitüki peale ei jääks liiga paks kiht. Kanna hüdroisolatsiooni mastiks kogu põrandapinnale ja lase kuivada vähemalt 2 tundi. Tihenda pingutusvõru allääre ja trapivaheline vuuk masaliimimassiga. Kanna rulliga teine kiht fiiberkummi üles tõstetele ja põrandale. Lase kuivada vähemalt 6 tundi enne plaatimist. Hüdroisolatsiooni kihi kuivamist ei tohi kiirendada lisakütte abil. Kuivamise kiirendamiseks tuleks ventileerida ruumi efektiivselt. Kontrolli, et mastiksit on kasutatud piisavalt. Põrandal on kulunorm 1 kilogramm ruutmeetri kohta, mis tähendab 0,5 mm paksust kuivanud kihti. Enne plaatimist planeeri plaadijaotus näiteks 4-nurkse trapikaane järgi.